olen Jüri Laurson. Ma tahaksin teada, kus on meie vabariigis ehitatud nullenergia tarbimisega maju. Ja kas need klaasmajad, mis tehakse, on paremad ka nullenergia tarbimisega? Kas me paneme majad, ehitame klaasist või paneme need penoplastid ümber, nagu siin viimasel ajal tehakse? Kuidas me saavutame selle nullklassi? Aitäh, ja ma arvan, et see küsimus on Jarek sulle. Jah, tähendab neid ligi nullenergia hooneid on siiamaani ehitatud mõni üksik väike elamu, kus see ligi nulli tase on lihtsalt saavutatav, aga teadaolevalt esimene suurem hoone on Rakvere Targamaja kompetentsikeskus, mis siis Rakvere linnavalitsuse olemasoleva hoone külge tuleb uus hoone ja see peaks olema esimene Eesti ligi nullenergia hoone, mis on sellises suuremas mastaabis. No seda ei ole veel ehitatud, seda projekteeritakse ja kuulutatakse ehitushanget välja, aga tulemata nad ei jää ja siin on kahtlemata veel mõned aastad aega ka, enne kui neid nõudma hakatakse. Nüüd teine küsimus oli nende klaaskastide kohta. Siin on vastus lihtne, et meie külmas kliimas hoonete soojustamine on väga tähtis ja selle tõttu neid klaasipindlasid tuleb ka väga mõistlikult kasutada. Ja ligi nullenergia hooneid kindlasti klaaskastidena ei ole võimalik ehitada. Kui mõni arhitekt tahab, et see ligi nullenergia hoone paistab klaaskastina välja, siis tuleb sinna teha topeltfassaad klaasist ette. Et sellisel juhul klaasi kasutades viimistlusmaterjalina see on võimalik. Aga loomulikult need majad peavad olema hästi soojustatud. Veel üks küsimus selle peale. Oot, aga ma annan teile mikrofoni ka. Aga nüüd, kui me investeerime nii palju sinna klaaskastide sisse, kui nüüd Euroopa Liit võttis vastu direktiivid, et me peaksime nüüd kas möödunud aasta või tuleval aastal või 20 aastaks soojustuse nii tegema, et nad on seal 0 vähemalt. Ma ei tea, 100 vatti või 50 vatti oli vist ruutmeetri ette nähtud. Kuidas me saame siis, kas me lõhume need maha, nagu Tartus praegu kaubamaja lõhutakse, vana kaubamaja maha? Aitäh. Nii, no kui ma vastan sellele kohe edasi, see on tõesti see, et need ligi nullenergia hoonete nõuded hakkavad kehtima uutele hoonetele avalikes hoonetes alates 2019 algusest ja uutes hoonetes siis kõikides uutes hoonetes alates 2021 algusest. Kui me räägime olemasolevatest hoonetest, siis olulisele rekonstrueerimisele kehtivad energiatõhususe miinimumnõuded, mis tähendab, oluline rekonstrueerimine on defineeritud läbi ehitusmaksumuse, kui ta seal 1/3 vist oli ehitushanke maksumusest ületab, loetakse olulisest ja siis peab saavutama energiamärgise klassi D. Nii et see rekonstrueerimise nõue on palju leebem võrreldes selle tuleviku A-klassi ligi nullenergia hoone nõudega. Muidugi ei või välistada, et ka need aja jooksul muutuvad rangemaks, aga siin on oluline vahe sees, et kui meil on olemasolev hoone, seda on ikkagi küllaltki keeruline teha oluliselt palju paremaks või ütleme nii palju paremaks, et me võiks rääkida seal A-klassi tasemest. Et see on nii nagu ka siin arvutustes me jäime pidama B-klassi taseme juurde ja sedagi me stsenaariumites ei kasutanud, kuna see oli selgelt üle investeeritud energiatõhususse. Et siin me peame nägema seda reaalsust, et me olemasolevat hoonefondi parandame, aga meil ei ole eesmärk nendest teha ligi nullenergia hooneid. Ligi nullenergia hooned on ikkagi uute hoonete eesmärk ja seal on ka see oluline sõna, see ligi.
ei tule Jürgen Ligi nimest, kes ei ole selle asja patroon, aga see Ligi tähendab seda, et ta jääb siiski nullist teatud kaugusele, kuna praegune tehnoloogia seda päris nulli võimaldaks tõesti ainult väikeelamutes. Suuremates hoonetes see veel tehniliselt nii hästi võimalik ei ole. Nii, daamid ja härrad, on võimalus esitada küsimusi oma ala ekspertidele. Jah. Margus Raud on minu nimi ja mina küsin seda, et tootmise plokis rõhutati just katelde suuruse küsimust, aga ma ei pannud tähele, et oleks räägitud katelde efektiivsusest, et millest nagu selline valik? Katelde puhul on eesmärk saavutada kõige efektiivsem, kõige väiksemate ja kõige suuremate kasuteguritega tootmine. Ja üks põhiteid on viia katla nimi võimsus vastavusse selle koormusega, et ta töötaks oma selle kõvera kõige optimaalsemas punktis. Aga see ei tähenda loomulikult seda, et me räägime ainult katla suurusest, me räägime ka erinevatest kütustest ja kõikidest muudest aspektidest, kaasa arvatud soojuse salvestamine. Ja see on väga lai mõiste, nii et ma seda meelega ei kirjeldanud lahti, milles see kompleks seisneb. Aitäh, kas nii, palun. Kalmer Sokman, Lemmit Vali. Ida-Virumaal on päris palju vanu kaevandusi, mis on üle ujutatud. On tulemas ka veel neid suletavaid kaevandusi. Kui suureks te hindate seal maasoojuse potentsiaali? Maasoojuspumpe võib kasutada kõikjal, mitte ainult nendes uputatud kaevandustes. Ja see hind, mida me oleme kalkuleerinud, näitab, et üks selline maa- ja soojuspumpa süsteem on täiesti konkurentsivõimeline kõikide teiste kohtkütetega ja selles mõttes eriliselt seda kaevandust esile tõsta ei ole mingit mõtet. Maasoojuspumpa võib kasutada igal pool, kaasa arvatud ka meres, nagu on kasutanud meie vesilennukite angaari kütmiseks. Päris numbrit vist vastust sa ei saanud vist, aga... Peep, ma ütleks ka ühe kommentaari. Nüüd selle maasoojuse kohta veel hoonete puhul väikeelamutes need kaks tugevamat stsenaariumit. Seal oli arvutatud niimoodi, et iga teise majja tuli maasoojuspump ja iga teise majja tuli pelletiküte. Et kuna need on kohtkütte lahendused, kus kaugkütet ei ole, ei tule, nii et see maasoojuspunpade kasutuse potentsiaal on tegelikult väga suur. Ja see on ka üks põhjus, miks seda elektrienergia kasutust ei saa allapoole, sest soojuspumbad hakkavad elektrit kasutama. Mart Järvik ja tahtsin küsida renoveeritavate majade akende U-arvude kohta. Seal olid välja toodud 1,5 milligiga 1,1, 0,6 ja see 0,6 tundus olema nagu kõige kangem pakett. Teatavasti Poola 4-kordsed paketid on täna siin juba saadaval ja hinnalt täiesti konkureerivad meie 3-kordsetega. Et kas nende väljavahetamist ei planeerita, jääb see renoveeritavate majade juurde nõue 0,6? Jah, sellised paketid on täiesti saadaval ja ka täiesti Eesti paketid on olemas, kuna meil ka palju neid klaaspakette tehakse. Loomulikult see klaas tuleb klaasitehastest ja siis ta pannakse kokku ja 4-kihiline pakett mahub praegustesse turul olevatesse raamidesse, aga tema majanduslikku tasuvust me oleme küll arvutusi teinud, aga me ei ole siiski nagu seda tasuvust kätte saanud ja nende arvutuste puhul see 0,6 kehtis siis kogu aknale, nii et see oli väga hea aken, aga 3-kihilise paketiga. Kui me räägime nõuetest, siis nõue on ikkagi energiamärgise klassi tasemel
mida ka KredExi toetused hakkavad kehtestama nõuet. Nii et see on nagu tehniliste lahenduste kombinatsioon, mis peab selle välja andma ja muidugi seal on valiku küsimus, mis lahendustega tehakse. 4-klaasiline pakett võib olla seal üks võimalik lahendus, siis kuskilt midagi muud saab vähem teha. Aga näeme seda kindlasti tuleviku lahendusena ja selliseid klaase saab täna tõesti turult juba osta. Küsin nii palju juurde veel, et 0,25 aknale paketile ja kogu aknale 0,3 pakkusid poolakad välja. Ja kui nüüd tahetakse paremat akent panna, kas ta on siis, ja ta on hinnalt veidi kallim, ta on ikkagi abikõlbulik? Jah, loomulikult on abikõlbulik, aga ärge seda 0,25, 0,3 erinevus küll uskuge, et seal on poolakad on natukene ilmselt juurde pannud. Uued postid ka sellest? No see peab olema jah, siis superraamidega aken või tuleb see klaaspakett paigaldada sisuliselt otse soojustuse sisse ilma raamita, et selliseid tulemusi saavutada, kuna see muutub aknaraamile ja lengidele väga nõudlikuks selline soojustuse tase ja see on tõsine teema. Kas on veel küsimusi tekkinud? On küll. Anname siin vahepeal teisele härrale ka võimaluse küsida. Küsijate paljus. Taanu Lukasson. Tahtsin küsida seda, et miks soojusenergia kohta ei ole tehtud tootmisstsenaariume energiaallikate kaupa, et miks ta ainult elektrikorraldel on seal tehtud? Et kui palju näiteks mingist energiaallikast siis soojust toodetakse eri aastatel siis? Kütuste bilanss on välja arvestatud soojuse tootmisel, nii et me ei saa niimoodi arvutada, et nüüd jagatame mingi maakonna eraldi katlamajades, ütleme, et see katlamaja teeb seda ja teist, see on ettevõtja enda vaba valik, kuidas ta teeb. Meie hindame kõige mõistlikumad lahendused ja vastavalt sellele on ka tehtud need stsenaariumid, kus on öeldud, kui palju siis köetakse puiduhakkega, kui palju puualuga, kui palju turbaga, kui palju gaasiga ja põlevkiviõliga ja nii edasi. Need numbrid on täiesti olemas kõik. Need on üleval energiatalgutes, tuleb natukene süveneda asjasse. Nii, siin üks küsimus veel. Jüri Laurson uuesti. Millist mõju avaldab toote hinnale, kui teie rääkisite, et autotransporti maksustatakse, kütused tõusevad. Kas siis lõpptulemus on ikka nii, et toote hind läheb allapoole või? Ma ei saa sellest loogikast aru. Aitäh, ma arvan, et see toote hind ei saa allapoole ikkagi minna, aga lihtsalt seda kasvavaid kütuse hindu ohjeldatakse sellega, et maksustatakse energiakulukamaid sõidukeid ja soodustatakse sellega energiasäästlikkust transpordis ja muudetakse üldse vedusid tõhusamaks. Aga summa summarum me ei ole jah, nagu transpordi hinnale ei ole me seda tegelikult arvutust teinud. Aga kuna meil näitasid need arvutused, et lõppkokkuvõttes kütuste pealt säästetakse rohkem, kui maksudesse pannakse, siis vähemalt kasvada need hinnad ei tohiks. Kas siis see ei ole otsene surve tarbija taskule, kui me tõstame ka hinda ja siis toote hinnad ka tõuseb? Ega see riik ei anna meile ju seda tarbijale selle toote vahe kinnimaksmise. Äkki sa, Olavi, kommenteerid seda nii-öelda makromajanduslikust vaatest, et kas kõik nii-öelda kasukahju taandub ikkagi hinnale või taandub sellele, mis on majandusele tervikuna kasulik? Transpordi nagu sektori spetsiifiliselt me näeme, et sellised maksumeetmed, mis tõesti tuleb siis tarbijatel kinni maksta, aga nad mõjuvad kõige tugevamalt ikkagi importkauba sisseveo vähenemisele.
ja seetõttu noh, see maks nüüd, mida meie sisemaine tarbija maksab rohkem, see jääb Eestisse ja selle kaudu avaldab meil siis positiivset mõju majandusele, ehk siis see raha tuleb ju jääb siia majanduse sisse tagasi, edasi. Ja selle tõttu või selle kaudu kasvavad ka sissetulekud, kasvab tööhõive ja netoefektina võime siis tõesti täheldada meetmete positiivset mõju majandusele. Aga siin oli teine küsimus, härra Lausad, palun võtke istet. Palun võtke istet, me teeme nii, et me teeme päevakorra järgi. Seepärast selle küsimuse lisaks on nii, et... Ei, teine küsimus tuleb sealt, palun. Mati Liiske. Kas autotranspordis ei oleks vaja arvesse võtta ka autode struktuuri muutus, sõiduautodel eriti praegu päevakorras elektriautode tulek, samamoodi siis vesinikul kütuseelemendiga töötav elektriauto, autopiloodiga auto ja aeg oleks maha jätta see suur roostetav autopark siin linnades, teie asulas võiks kasutada autopiloodiga taksod, mis oleks siis umbes 1/3 praegusest autopargist. Ehk teiste sõnadega see struktuuri muutus hakkab aastal 2030 vähemalt juba märku andma, 2050 on väga tõsiselt päevakorral. Jah, meil on arvutustes on selle struktuuri muutus seal taga ka ja isegi selles väga või suhteliselt suure energiatarbimise kasvuga see mittesekkuv stsenaarium. Isegi seal me oleme teinud eeldusi, et tegelikult keskmine auto tasapisi muutub ökonoomsemaks, aga see on lihtsalt aeglasem kui teistes stsenaariumites. Ja tegelikult, mis seda energiatarvet praegu transpordis kõige rohkem genereerib, ei ole mitte lihtsalt see, et ainult need olemasolevad sõidukipark, vaid lihtsalt see transpordinõudluse kasv on see, mis tegelikult tekitab seda lisatarbimist. Et need stsenaariumid toovad seda energiatarbimist alla nii sõidukite ökonoomsuse paranemisega, et kui kütust raiskavaid autosid maksustatakse rohkem, siis eelistatakse ökonoomsemaid autosid ja seetõttu siis see keskmine ja energiatõus stsenaarium, et seal on summa summarum, see sõidukipark on jah ökonoomsem. Pluss, et siis on seal atraktiivsem ühistransport ja jalgsi ja jalgrattaliiklus, et inimestel on vähem isiklikku autot vaja. Aga nüüd päris neid ise autopiloodiga autosid, et seda me ei ole näiteks mudelis arvestanud. Aga meil on küll nagu autode kooskasutuse potentsiaal on seal sees, mis praegu veel kuni 2030 on suhteliselt väike. Aga siit nurgast üks küsimus. Mul oleks niisugune küsimust. Te rääkisite ennem, et importi me vähendame, see annab meile majanduslikku ja me saame rohkem töökohti, aga kas teil ei tule niisugune tunne, et kui me importi sisse ei too, siis osa kaupu meil jääb üldse kätte saamata. Ma toon lihtsalt näite, ennem toodi tsehhist kas või kingi sisse. Need lõpetati ära Nõukogude Liidu kadumisega ja neid enam ei tuuagi ja nii on paljud teised asjad ka, tehnilist värki ka, mida meil ei ole. Aitäh! Me ei saa öelda, et me siin oleme põhimõtteliselt impordivastased, sest antud juhul me konkreetselt räägime siis autokütuste impordi vähenemisest. Mitte kaupade impordi vähenemisest, vaid kütuste impordi vähenemisest. Ja siis võibki neid kingi rohkem tuua. Ja sellest avaldu siis impulss majandusele läbi siis tõesti tuleb läbi maksude, läbi riigitulude, jõuab inimesteni ja siis on juba igaühe vaba valik, kas tarbitakse importkaupu rohkem, kodumaiset kaupu või säästetakse. Või investeeritakse. Jah. Raivo Külasepp. Siin ettekandest jooksis läbi ka selline, et kütusehinnad aastal 2030, et kuidas need saavutatud on või kuidas need tuletatud on, sest kujutan ette, et maagaasi tänast hinnataset aastal 2000 ette öelda oli päris keeruline.
jah, seda riski me iseendale ei võtnud, et me hindame, mis see kütuse hind tulevikus on, vaid selleks on Energiaagentuur olemas, rahvusvahelised eksperdid on töötanud selle kallal aastaid ja andnud välja oma selle tuleviku väljavaate, mis on siis ka avalikustatud ja minu arust on link ka meie energiatalgutes sellele väljavaatele, see Energy Outlook. Nii et palun, seal on detailselt põhjendatud, miks on selline hind tulevikus just valitud. Ma kommenteeriks võib-olla veel siia juurde, et aastasse 2030 või aastasse 2015 keegi meist näha ei oska. Me ei tea, mis juhtub järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal, täpselt hindadega, CO2 hindadega ja nii edasi. Valikuid tuleb meil teha nende teadmiste peale, mis meil hetkel on. Rahvusvaheline Energiaagentuur on täna kokkuleppeliselt nii-öelda selles ringis, kes täna ENMAK-it koostab, erinevad ministeeriumid ja nii edasi, kokku lepitud see autoriteetne allikas, kelle andmeid me usaldame kõige enam. Aga ENMAK energiamajanduse arengukava, pikaajaline energiamajanduse arengukava ei saa mitte kunagi valmis. Ta on vananenud sel hetkel, kui ta valitsuses vastu võetakse, ta peab uuenema iga-aastaselt, need andmed tuleb uuendada, need mõjud tuleb uuesti läbi arvutada pärast oluliste nii-öelda sisendandmete muutumist ja selles mõttes absoluutset tõde kütuste tulevikuhindade või CO2 tulevikuhindades ei ole ja mitte kunagi ei saagi olema. Lihtsalt kommentaariks, aga meil on siin veel üks küsimus. Mart Järvik veel kord. Küsin autotranspordi ja kütuste kohta ka veel. Et teatavasti Euroopa riikides osades on juba vesinikkütus tanklakettidena kasutusel ja sõiduautod vähemalt sõidavad, nii et läbi mitme riigi on võimalik tankida ja sõita. Kas ja millal on meil plaanis seda teed minna, et arendame välja oma tanklavõrgu, võib-olla hakkame isegi vesinikkütust tootma? See on ju kõige puhtam kütuse liik teatavasti, mis oma jalajälgi eriti loodusesse ei jäta. Jah, me ei vaadanud eraldi praegu seda vesinikku, aga selles mõttes, et seal on igasuguseid teadusprojekte, sellega on töös küll, mille põhjalt saaks seda edasi arendada ka neid stsenaariume, aga mulle tundub, et see on 10 aastat räägitakse rohkem elektrist, siis hakatakse 10 aastat rääkima rohkem vesinikust, et kuna meil on praegu just värskelt üleriigilisse elektriautode võrgustikku investeeritud, siis ma arvan, et nüüd veel teha üks teine energiatõhus võrgustik sinna juurde, see on valikute asi, aga seda me ei ole arvestanud. Aga et ma eeldan, et praegu, mis meil stsenaariumites tervikuna elektri all on, siis me võime tinglikult öelda, et see võib olla ka vesinik, tegelikult see energiakandja, mis autodes lõpuks on. Aga seda toodetakse elektrist, seda vesinikku. Nii, kas meil on viimane küsimus veel? Kui ei ole, siis ma kasutan ise nii-öelda seda, et mikrofon minu käes on ja küsin Olavi sinu käest. Et sina kui ülejäänud on suhteliselt sellised oma ala energiaalaga otsesemalt või vähemalt seotud otsesed professionaalid, sina oled nii-öelda puhas majandusinimene ja suhteliselt kõrvalt tulnuna, nüüd kui me räägime transpordist, hoonetest, soojusmajandusest, milline oli sinu jaoks kõige suurem üllatus nii-öelda neid sisendeid läbi töötades ja nende majandusmõjusid siis hinnates? No, raske küsimus. Aga jah, nii nagu sa alguses ju ka mainisid, võib-olla natukene ekslikult, et sellist meetodit Eestis võib-olla väga kasutatud ei ole, siis ka tõesti meie jaoks oli see uudne. Ja üllatav oli just selle meetodi nii-öelda rakendamine ja siis vaadata nüüd, kuna me laseme need mõjud ikkagi sealt niimoodi paar ringi mööda, et otseselt kaudsed indutseeritud. Et kus see siis nii-öelda see neto ja lõppefekt lõpuks on ja nii-öelda üllatav võib-olla mingil määral oli ikkagi see, et nüüd enamus stsenaariumid, siin võib-olla elektritsenaariumitest tuleb paar tükki,
kus me seda koondmõju nägime ka negatiivsena just nüüd nagu majandus, ka siis ressursikasutuse poole pealt. Et see koondmõju ikkagi kõikide stsenaariumite juures oli positiivne, mis näitab, et tegelikult et need stsenaristid ei ole lihtsalt nende huupi neid tegevusi planeerinud ja valinud, vaid nad on ikkagi arvutanud selliselt, et nii-öelda mõistlik investeering ja mõistlik siis nii-öelda ka tulemus